Tere kaunist esmaspäeva õhtut kõikidele. Seekordset vlogi alustan ma hoopis Pärnumaalt, Krapi telkimisalalt ja kell on hetkel 18.54. Me jõudsime siia umbes tunnike tagasi ja mul oligi täna terve päev see teadmine, et ma alustan selle vlogiga, aga siis ma mõtlesin, et nagu ma ei saa jälle autos alustada, sest ma alustan nii paljusid vloge autos just siis, kui me kuskile sõidame. Ja ma mõtlesin, et me maandume ära ja siis ma võtan teid võtta ja räägin, mis on vahepeal toimunud, miks ja kuidas me siia otsustasime tulla ja nii edasi. Nii et see siin on puhkuse vlog osa number 2. Alustuseks tahaks mainida, et ma näen väga plassis välja, aga meil on puhkuse vlog, you know, ja siis on see päikesest põlenud nägu ja meikimata nägu ja kammimata juuksed ja kõiksugu siia puhkuse juurde kuuluvad asjad. Ma tegelikult lootsin, et ma saan puhkuse jooksul teile rohkem filmida või et mul on öelda rohkem seda tuhinat. Selgus hoopis see, et kuna minu eelmine video läks üles täpselt nädal tagasi, siis kohe paari päeva pärast tuli jaanipäev ja jaanipäev oli küll minu jaoks tõesti siuke chill kodune üritus, et me olime minu perega, minu sugulastega ja ma lihtsalt mitte kuidagi ei sundinud ennast filmima, sest et puhkuse ajal ma pigem nagu kuulan ennast, et kui ma tahan puhata ja olla kohustuste vabalt, siis ma lihtsalt olengi. Et seda ma tahtsingi siia mainida, et miks ma üldse ei vloginud ja miks need tulevad nii pika vahega. Ja teine põhjus oli see, et kuna minu õde käis kuu tagasi Roodusel, siis meil oli seal 2 tundi videomaterjali ja ma lubasin, et ma teen selle üheks vlogiks, nii et ma tegelesin sellega oma vabadel õhtutel. Ühesõnaga kogu see pikk jutt kokkuvõttes siis esimene puhkusenädal on läbi. Meil oli nii tore. Saime nii palju olla minu maakodus ja Erki maakodus, nii et me oleme nagu täiega peredega aega veetnud. Ja see oli täielik must have. Oleme täielikult pereaja ja seda oli nii vaja. Aga käimas on meie teine puhkusenädal ja täna alustasime seda hoopis siit Pärnumaalt. Kuna me niikuinii teadsime, et me tahame tulla kuskile mere äärde või Peipsi äärde, siis lihtsalt me ootasime kuidagi seda õiget hetke või et need pühad saaksid mööda. Esmanädal lihtsalt puhkusime, chillisime ja nüüd tahtsime, et me saaksime minna ka kuskile. Aga kui te mõtlete, et kuhu ma kõik need paar minutit, mis ma siis lobisenud olen, kuhu ma terves aeg siin kõndinud olen, siis nagu te võib-olla teate, see Krapi telkimisala on niimoodi, et sa alustad ühest otsast ja jõuad teise otsa siis välja, on ju. Ja vahepeal jäävad kõik need lõkkeplatsid ja telkimiskohad, on ju. Igastahes me ennem sõitsime terve selle ala läbi, siis algusest lõpuni põhimõtteliselt ja võtsime siis sealt ühe koha ära, mis meile niimoodi nagu silma jäi, oli kõige okeim. Aga seal ei ole lauda. Seal on lihtsalt üks pink ja lõkkeplats, ma pärast näitan teile ja me magame niikuinii autos selles mõttes, et me teeme Erkiga endale autosse aseme ja ma vist ei mainidki, aga minu emme ja issi otsustasid ka liituda täiesti viimasel hetkel ja minu üks vendadest on ka kaasas. Need emme ja issi teevad ka endale autosse pesa ja siis venna jaoks me võtsime telgi kaasa, et ta saaks telki endale aseme teha. Ühesõnaga koht on okei ja isegi näeb nagu merd ja nii, aga lihtsalt seda lauda ei ole. Ja üks pink on, et nagu mõtlesin lihtsalt, et ma tulen jalutan veel selle ala läbi, et äkki on siin nagu natukene midagi tekkinud, äkki keegi on ära läinud. Aga tundub, et ma olen kohe siin alguses tagasi, ma olen juba mingi 15 minutit rendinud. Ja ma olen vist kohe alguses tagasi. Nii et ei ole mitte midagi. Muidugi peaks ära mainima, et see on üldse positiivne, et me mingigi koha siin saime, sest arvestades see kuuma lained siin Eestis ja puhkuste aega ja kõike seda, siis see on üldse positiivne, et me midagi leidsime, nii et nagu
see on okei koht, ei ole midagi hullu, ma lihtsalt tahtsin näha, et äkki on midagi nagu veelgi rohkem maasikat vabanenud. Aga noh, lootus on lollide lootus. Olgu siinkohal mainitud, et me ei tea, kaua me oleme puhkamas, sest et meil on tegelikult Erkiga veel selle nädala lõpuni puhkus ja olenevalt nüüd sellest ilmast. Homme ma ei usu, et me ära lähme. Me võib-olla läheme kuskile mujale, aga koju me arvatavasti ei lähe. Ja ma arvan, et minu emme ja issi lähevad homme ära, sest et ülehomme saab neil juba mõlemal puhkus läbi. Nii et veedame siin ühe päeva nendega ja siis vaatame edasi, mis meie teeme, et kas me jääme siia või me liigume kuskile mujale. Et see on küsimus. Aga seda te näete siin minuga jooksvalt. Mul on väga-väga hea meel, et sa siin kanalil oled ja et sa koos minuga seda puhkust vedad. Ja kui sa oled siin täiesti uus, siis suur-suur aitäh sulle, see teeb mulle nii palju rõõmu. Ma loodan, et sul on siin tore. Ja ma kõnnin nüüd meie kämpimiskohta tagasi ja pean neile tõdema, et ma ei leidnud kohta ja neil oli õigus, et ma ei leia. Nii et läheme tagasi, lepime selle kohaga, mis meil on. Ja kõik on prima. Nii, ma teen teile väikese ülevaate. Siin on meie auto ja seal on Naltsu. Mul on kohe Naalaga seoses üks story time ka teile rääkida. Aga siia me teeme pärast aseme, me ei ole veel seda teinud, sest et aega on. Ja siis mu emme issi auto on seal. Ma ei tea, kas see jääbki nii. Ja siis mu venna Telk ja Erki on siin. Meil on nagu kõik veel täiesti sättimata, nagu me ei ole mitte midagi teinud. Et no, me ei ole aset ära teinud. Süüa ei ole teinud veel. Et selles mõttes on kõik mega poolik, aga me oleme siis nii-öelda rannajoonest nii kaugel, nagu te siit näete praegu. Ja ennem oli sealt näiteks kõik täiesti tühi, aga nüüd on sinna tulnud autod. Ja ühesõnaga, ütleme nii, et päris ära on täitunud kõik kohad siin õhtuks. Ja meie koht ei ole kõige ideaalsem, aga samas suht okei on isegi. Nii et ma lähen pärast näitan teile seda mere äärt ka sealt. Mul on mingi täielik fashionista praegu, sest mul on see top nende bikiinide peal, aga ma tahtsin teile rääkida Naalaga seoses ühe lookese. Nimelt me panime seda telki siin kokku, on ju, ja Naala chillis siin ringi ja nagu Naalale kombeks, siis ta ikka närib mingeid oksakesi ja käbikesi ja ühesõnaga tutvub siin maailmaga, on ju. Ja siis nagu ta pesa on autos ja siis ta käib vahepeal autosse nii-öelda puhkama sinna, ise läheb. Ja siis Erki ennem tuli nagu vaatas teda ja siis ütles, et tule vaata. Siis ma mingi, et okei, lähen vaatan. Ja siis ta ütles, et Naala teeb suuga nagu imelikke liigutusi, nagu teda häiriks miski suus. Et ma ei tea, siin ennem vist olid mingi kalaluud kuskil maas või? Et äkki ta sõi seda ja nüüd on see kuskil tal kinni, et teeb suuga imelik asju. Ma mingi, et okei, siis vaatasin ka tal suhu ja tal nagu noh, ta on siin nuuskinud ja siin on siuke tume liivane ja veits mudane ja siis tal oligi siit veits mudane. Ja siis meil on kanistriga vesi kaasas ja siis loputasime tal suud ja vaatasin, nagu tegin tal nagu suu laiali ja vaatasin ta ligemete vahele igale poole, ma ei näi mitte midagi. Ja siis Erki lasi talle suhu nagu vett kallasin, on ju. Ja siis vaatasime, tegin suu veel kord lahti, nagu veel rohkem lahti ja siis Erki nägi, et tal siin üleval nagu nende hammaste vahel aga niimoodi oli mingi oks risti ees. Nagu lihtsalt nagu ühe poole ja teise poole nagu hambakaare vahel oli oks niimoodi ees siin. Ja nagu ma ei tea, kuidas tal see sinna jäi, aga ta ei saanud seda sealt ära ühesõnaga. Nüüd me õnneks nägime seda ja me saime selle ära võtta ja nagu jumal tänatud, et see on tal mingi kurku läinud või kuskile. Et ütleme nii, et hea lõpp oli sellele loole, et sai ära. Teda nii häiris see ja ma ei tea, kuidas ta selle ise oleks ära saanud või nagu täpselt ei saanud aru ka, mis tal viga on. Aga õnneks me nägime seda. Nii et sai see asi korda. Naltsu tudub siin. Panime Naala pesa praegu siia esiistmele ja siin on meie seljakotid.
et tal oleks praegu siuke enda olemise kohta, ilmselt pärast on niikuinii meie juures sealt taga ja me praegult teeme oma ased seal ära. Põhimõtteliselt me ostsime siis need ise täituvad madratsid, aga need on siis niimoodi, et sa rullid lahti, siis teed selle korgi lahti ja siis ta nagu täitub selle õhuga ise. Aga Erki natuke puhkus ka neid, et siis ta läks nagu veel rohkem. Okay. On okei, jah? Ja me teeme see endale mõnna aseme. Meie autopesa sai valmis. Meil on siis siin all, nagu näitasin, need madratsid on ju ja no lina on meil kodust voodi lina, mis on ju mingi 200 × 200, et mega laiad ja tekkpadjad appikesse, nunnu on seal, tere, üks kõrv on pahupidine alles sul, aga see on meie pesa ja ma loodan, et siin on okei. Aga praegu näeb ta siuke nunnu välja. Aga me võtame täna siin väga lebolt seda õhtut. Läheme kindlasti veel ujuma. Te ei kujuta ette reaalselt, kui soe nagu merevesi oli. Ma olin täiesti kindel, et see on mega külm, sest et häid ilmu ei ole olnud. Lihtsalt see nädal aega nüüd on olnud hea. Aga muidu mitte. Aga nagu see oli lihtsalt imeliselt soe. Nii et me kindlasti lähme veel. Mega ilus on siin. Ma olen nii rahul. Su sinna kohta, kus on hea. Et hoida ma võtan sinu käe. Siin ei lase lahti eal. Siin ei jäta ma. Me tulime emmega õhtusele suplusele, meil on kõhud täis, kell on 10 õhtul. Emps juba ootab seal kaugel mind tegelikult ja ma lähen kohe vette, aga nagu sellist ebareaalne, kui ilus loojang siin on. Ja Emps peab mind ootama, sest ma pean seda hetke ära kasutama, et seda filmida, sest me teame kõik, kui kiiresti see päike kukub. Aga siin on lihtsalt ebareaalselt ilus. Nii et me läheme teeme väikese õhtuse supluse. Vesi oli mega soe. Kuidas oli, Emps? Mega soe. Lihtsalt hullult mõnus. Ja nagu täpselt siuke tunne, et see päike oleks siinsamas, et lähme ujume ja püüame ta kinni, aga tegelikult on nii kaugel. Aga no see on lihtsalt nagu imeline. Ja me nüüd läheme, paneme kuivad riided selga. Ja siis me arvatavasti läheme natukene jalutame mööda seda ranna äärt. Ja veel naudime seda viimast loojangut enne, kui päike hakkab ära kukkuma. Erki läheb ka ujuma, sest et ta viib Lotte ujuma. Lala. Kes ei ole näinud, siis Erkil on ka see naltsu tatu, aga tal on siin natuke teistsugune. Läks ujuma. Vaadake! Lähme ujuma siis või? Imeline. Me alustasime oma päikese loojangu jalutuskäiguga. Ja päike on küll juba ära kukkunud. Aga taevas on ikka nii ilus ja seda ilu saan ma teile näidata. Tere hommikust, on teisipäev, kell on 10:16 ja peale 1,5 tundi üleval olemist oleme me lõpuks jõudnud nii kaugele, et me tuleme hommiku ujuma, sest et õues on juba 28 kraadi. Vaadake, ma näen lihtsalt nii imeline välja. Tere hommikust! Kas Nältsu tuli ujuma või? Lihtsalt nii ilus. Kerge udu nagu oleks veel. Nältsu, kuidas vesi oli? Kas oli soe? Nalale täitsa
täitsa meeldib ujuda, aga kui tal läheb vesi liiga kõrvadeni, siis ta enam ei taha. Kas see oli mõnus? Näitan teile midagi, siis otsustage, kas see on norm. See on harilik Läänemeres piramakaron. Nagu lihtsalt makaronid on merevees. Ma ei tea, kes ja mis põhjusel nendega siia üldse on tulnud. Ma ei tea. Hoopis teistsugune nägu, vaatab nüüd siit vastu. Ma tegin ennast natuke korda, et ennast natuke paremini tunda. Ja me panime nüüd oma laagripaiga seal Krapis kokku. Paksime kõik autosse ja praegu me liigume mingi Circle K suunas, et me saaksime kohvi võtta, sest kell on 11:30 ja me ei ole täna kohvi saanud juua. Ja et see on meie kõige esmane plaan ja siis me peame mõtlema välja plaani, mis saab edasi, sest et me tahaks Erkiga täna veel jääda, aga et kuhu me lähme täpselt, sest et sinna kohta me enam tagasi ei lähe, aga nüüd tahaks kuskile mujale. Praeguste andmete kohaselt ei lähe, nii et me vaatame, kuhu me maandume. Ma tegin oma patsi lahti, nii et ma olen niisugune lokilammas, polegi olnud lokke ammu. Aga ilm on mega mõnus. Erki Emps ennem kirjutas, et Võrus on padukas. Nii et ma ei tea, meil küll praegu ei tundu, et siin midagi tuleks. Et väga-väga ilus ja väga-väga soe on 29 kraadi. Jõime Circle K's kohvi ja ma võtsin ühe hot dogi, sest et me olime hommikul söönud meile ostsime rõngupagarist siuksed need väiksed munapeekonisaiad ja ma sõin ühe selle ainult. Ja need olid mega kuivad ja ma olin väga pettunud, et ühesõnaga ma sõin natuke hot dogi ja nüüd me tegelikult veel istume siin paviljoni all, aga ma korraks tulin autosse, et vaadata, kuidas Naltsul läheb. Te ei näe teda. Aga et keegi ei muretseks, siis Nala ei ole meil seisvas kuumas autos, vaid meil on väga töötav kliima ja autos on väga-väga jahe ja kui me jätame ta autosse ootama, siis auto töötab ja kliima töötab. Et ta ei ole kuumas autos kohe kindlasti mitte. Lihtsalt igaks juhuks mainisin. Mu emme, issi, venna lähevad ilmselt ära, sest et mu issil on õhtul linnas asjaajamisi, linnas ehk siis Võrus ja me jääme kaeksi ja eks me saame koos teiega siin mõelda plaane, mis saab edasi. Me otsustasime tulla ikkagi Pärnusse, sest et väga raske on koos koeraga mingit tegevusi leida. Nii et me oleme jõudnud Pärnu muuli juurde. Ja nüüd me jalutame natuke siin. Naala käis korraks vees ja siin nagu päike lihtsalt nii jõhkralt võtab. Mul on siit jumala kuum kõik. Ja kuna praegult on nii tuulevaikne, siis isegi mere ääres ei ole kergem olla. Aga siin saab natuke jalutada. Ja meil ei olegi erilisi plaane, sest nagu ma ütlesin, siis koeraga on väga raske mingeid plaane teha. Siis me peame arvestama, et me saaks temaga nagu minna. Nii et meie atraktsioon on ilmselt jalutamine kohtades, kus saab koeraga jalutada. Eriks päike võtab või? Peab võtma. Nala on nagu mingi vana rahu ise. Lähme. Nii ilus. Sammuke korraga me saame kindlamaks, me saame selgemaks. Sammuke korraga me saame kindlamaks, me saame. Te võite kokku lugeda, mitu korda ma alustan oma blogi autos nagu neid erinevaid klippe. Aga käisime muuli peal ära jalutamas, nagu väga mõnus oli seal jalutada, aga lihtsalt
see ilm on nii kuum, mis on muidugi mega hea ja ma nagu naudin seda, aga ma pean arvestama Naalaga, kellel ilmselgelt hakkab palav ja need kivid on seal kuumad, nii et nagu Naala enamus ajast oli lihtsalt vees ja nagu tagasi me kõndisime ka põhimõtteliselt läbi vee. Ja nüüd me tahtsime minna tegelikult, et lähme käime, võtame väiksest Kuubast paar mojitot, aga no te võite ette kujutada, kui täis see rannaäär on autosid ja me ei taha kuumas rannas jällegi Naalaga nii pikalt jalutada ja lähedale parkida täiesti võimatu, nii et me tühistasime selle plaani ja me tulime hoopis Mäkki. Võtsime siit jätsikoksi ja süüa praeguseks ja tegelikult võtsime ka õhtuks siis mõned juustuburgerid ja kananagitsad, et täna me kindlasti grillima ei hakka, sest et see on tüütu ja lõpuks on see, et mingi osa liha jääb alles ja siis see on lihtsalt raiskamine. Et lihtsalt sööme täna mingit näksi seal ja see on kõik üli ebatervislik ilmselgelt, aga tuletame meelde, et me oleme puhkusel ja väike triit on lubatud, kuigi rääkides siin ebatervislikkusest, siis ma eelmises vlogis rääkisin teile, et nii tore, jätkan oma jooksu ja kõnniringidega iga päev ja proovin seda hoida ja jaanipäevaga see läks täiesti lappesse. Ma ei ole käinud nüüd mingi 5 päeva, tegelikult eile me jalutasime nii palju, aga muidu on olnud mingid täiesti lebopäevad ja ma proovin endaga olla mitte liiga karm ja annan endale andeks, sest et ma olen puhkusel ja puhkusel ma tahan käituda nii, nagu ma tunnen, et ma tahan käituda, nii et ma annan need päevad endale andeks ja nüüd, kui me siit Pärnu puhkuselt tagasi jõuame ja läheme tagasi Võrru ja proovime uuesti korteriellu sisse sulandada enne töönädalat, siis ma kindlasti hakkan uuesti tubliks, aga praegult kuumalainel. Ma isegi ei otsi vabandusi, ma lihtsalt olen lasknud selle minna, sest et tegelikult ma ju saaks minna varahommikul või hilja õhtul, aga ma lihtsalt ei ole läinud ja ma proovin endaga mitte liiga karm olla, sest et kogu aeg ei peagi tubli olema. Ma loodan, et nõustute minuga. Erks poiss läks Lidlisse üksinda, sest et me ei tahtnud Naalat jätta autosse niimoodi, et auto käib ja kedagi autos ei ole. Nii et ma jäin siia ja vaadake, ta tuli tagasi vaibaga. Kas sul on midagi kommenteerida? Ei. Kas see oli hea ost? Loodame. Eks ma pärast avastan, mis ta sealt poest ostis, väga huvitav. No üldse vaata, kui pehme vaibapapsu ostis. Jah, see on nii pehme. Appi, see on su lemmik või? Naalalle räigelt meeldivad sellised pehmed asjad. Aga nüüd me võtame suuna tagasi telkimiskohtade poole. Ma ei tea, kas me läheme sinna samma Krapisse, kus me olime, või me vaatame seal kandis midagi muud. Aga eks see selgub mingi tunni aja jooksul umbes, nii et näeme teiega juba siis. Kell on saanud 5 õhtul ja me maandusime siia samma kohta, kus me olime eile ja kust me täna hommikul lahkusime. Me sõitsime jälle kogu selle Krapi ala siin läbi, aga tundub, et keegi ei ole ära läinud vahepeal. Seal kaugemal üks koht on, mis on nagu siuke, et see oleks ilus, see meeldiks mulle. Aga seal on üks auto ja nagu mitte ühtegi inimest ei ole seal. Ja seal ei ole mingid asju laiali, et on lihtsalt see auto ja nagu see lõkkeplats ise on täiesti tühine, ma ei tea, kas nad seal on või lähevad ära või ma ei tea, mitte kedagi ei ole seal ja me ei saanud kellegi käest küsida ka, nii et oleme siin oma koha peal praegu. Ja see koht on ka nagu täiesti okei, lihtsalt ma tahaks natukene olla seal pool, kust näeb rohkem merd, aga midagi teha ei ole praegu. Nii et me oleme siin, mun kõht nii täis sellest Mäkist ja mul oli tee peal lausa raske olla, aga nüüd saame puhata ja chillida jälle. Ma enne Pärnus olles lubasin, et ma näitan teile, mis Erki Lidlist ostis. Nii et teeme kiire. Nope, Nanchu, teeme kiire Lidli hauli süüa. Prügikotid. Meil oli eile kodust üks prügikott kaasa võetud ja nagu see oli nii hea, sinna igast asju visata ja siis selle pärast viia see prügikonteinerisse, et endast mitte prügi maha jätta.
mida väga paljud siin teevad ja ma loodan, et sina ei tee ja jääd prügikotid ja pärast saame koju võtta ülejäänud. siin mingid, mis see pintsel siin on? Barbecue krõpsud, sellised snack day. Okei. Siis on siin ka mingid värsket kraami, nagu näiteks mustikad, viinamarju. Nii et mustikad ja viinamarjad õhtuseks snäkiks. Praegu ei taha küll mitte midagi süüa. Ja meil on veel juustuburgerid ja need kananagetid. Porgandid. Midagi magusat, need on Erkile endale. Erki fännab neid komme. Haripool on ka need samasugused ja ta ostab kogu aeg neid. Kus Naala läks? Sealt selle taga. Naala toi siia. Erkile meeldivad need kommed. No nagu väga ei fänna. Sidruunivesi. Siukene. On puhastuslappeid. Ja need on ülihead puhastuslapid, sest kui me käisime esimene kord vist Tartu Lidlis, siis ma ostsime neid koju ja nagu raiskasin need täiega ära, sest et mul oli üks, tookord kui me need ostsime, meil oli mingi suur kodukoristus ja ma raiskasin selle paki täiega ära, aga ma nagu puhastasin nendega kõike ja nagu üli head lapid. Ja palju see pakk on? Mingi mega odav oli, vähemalt tookord. Ühesõnaga jah, siin on 60 tükki sees, aga no tõesti, need olid ülihead lapid. Ja ma näen, et Erki on ostnud ka meile ma ei tea, see oli leti peal seal. Kätekreemi. Mis on antiseptiline. Jep. Nii et see on meie viimane ost. Et ta palju asju ei ostnud, ma ütlesin, et ära osta palju asju, sest kõht on vist nii täis. Aga midagi natukene saime. Ja me juba kuuleme kuskilt kaugelt ka mingit väikest müristamist ja õhk on mega umbne. Nagu räigelt. Aga nagu pilvi ei ole siin, kõik pilvad jäid nagu Pärnu poole kuidagi. Aga eks neis lihtsalt kuskilt kaugelt juba kostus väikest mürinat ja ma juba kardan. Meil juba müristab siin päris kõvasti, küll kaugemal, aga siiski müristab. Me tegime enda autovoodi valmis, et me saame siia sama pikali visata veel. Ühtegi tumedat pilve nagu otseselt näha ei ole. Aga kuskil seal taga täiega müristab ja see läheb aina kõvemaks, nii et ma ei tea, kas midagi tuleb või ei tule, aga me saame autosse pageda. Minu ainus hirm on see, et me oleme puude all. Aga Erki ütleb, et me ei ole ühe üksiku puu all kuskil lagendikul, vaid me oleme kõikide metsapuude all ja kõik on siin, et nagu ma ei tea, mul lihtsalt mingid omad kiksud lööb kuskile puusse sisse. Aga ma tulin, viskasin ka siia pikali, lihtsalt räme palavus on, te ei kujuta ette ka nagu mega prets. Või te kujutate ette, sest praegu on igal pool palav, on ju. Aga nagu mere ääres ka, et ei ole nagu grammigi mingit tuult, vaid ongi lihtsalt täielik tuulevaikus ja nagu nii paks õhk on. Ja nagu ma aru sain, siis Võrus oli äike, on ju, aga see ei teinud õhku paremaks, nii et nagu, kui sellest äiksest oleks kasu, siis palun tule ja tee natukene leebemaks seda. Aga kui sust ei ole kasu, siis sa ei pea tulema. Mul autos kõik uksed lahti, aga siin on nagu ikka retsid palav. Vihma hakkas sadama ja täiega müristab kuskil. Ja siis mul on siin Erki, kes tahab õue minna, aga ma ei luba. Jältsu, kas sa ka kardad või? Nagu, mul on autos turvaline, aga kuskil õues. No. Väike update teile siia vahepeale, siis me vahetasime oma asukohta. Sest et ma ennem teile rääkisin, et mingi koht nagu tundub vaba, et nagu siin oli auto, aga siin on mitte ühte kassa ja nüüd see auto on ka ära läinud. Ja siin oli ikkagi ühte kassa ja siis nagu Erki nägi, et maantee pealt just mingi karavan tuleb, on ju. Ja siis ütles, et kas me lähme või ei lähe. Ehk siis nad oleksid äkki selle koha muidu ise ära võtnud, sest see on päris hea koht. Praegu tundub, et vihm jäi ka järgi ja need pilved on nagu suht mere kohal, mere taga, et ei tulnud päris siia. Nii et mina saan oma äikese hirmust ka lahti, mis mul siin vahepeal oli. Aitäh!
aga põhimõtteliselt on meie vaade nüüd täiesti merele, me oleme nüüd lähemal, sest et enne me olime ikkagi päris kaugel ja noh, me nägime merd, aga me olime ikkagi päris kaugel, nüüd me oleme siin täitsa mere lähedal ja kui kunagi peaks päike välja rohkem tulema, siis näeks ilusti seda päikseloojangut siit, aga siin on ka varjualust ei ole, on siuke lõkkekoht ja saame siin toimetada. Nüüd üks veel päike ka välja tulla ja Erki just ütles, et nii jahedaks läks, pane või tee särk selga. Nagu eestlane ei ole mitte kunagi rahul, enne reaalselt pühkisime higi ja nüüd on nagu jahe, kuigi mul on nagu täpselt paras, sest nii mõnus nagu siuke õhku on. Aga nüüd võiks tulla päike uuesti välja. Merevaade on otse siuke ja seal taga tundub, et natuke sillerdab juba päikesest, aga see ei ole veel siia jõudnud, aga samas mulle tundub, et see tuleb muudkui aina lähemale, nii et loodame, et sealt varsti tuleb päike välja ka. Aga see koht mulle väga meeldib juba. Erki läks nüüd ujuma ja me jäime Naalaga siia. Naala, tšau. Naala on oma pesas, sest et ta kõndis siin ringi ja siin on hästi liivane või siuke, kuidas ma ütlen, see ei ole nagu mudane liiv, aga see on siuke metsaalune liiv, nagu hoopis teistsugune. Ja tubli, istud siin ja see on nunnu. Me nüüd naudime oma õhtusööki. Meil on väga glamuurne, Erki ostis mingi mahla. Erkil on pokaalis õlu. Ja siis meil on siin kaasa ostetud pulksid ja chicken nuggetid. Nii et me naudime oma õhtutoitu, ill läks mega ilusaks, päike paistab ja oleme selle kohaga siin küll mega rahul. Korraga me saame kindlamaks, me saame selgemaks, minu sees sinus ka armastus tahab hingata minu sees. Ma vahepeal panin oma telefoni laadima, aga me ei passi nüüd niisama, me tegime tööd ja see töö on siin selja taga, ehk siis me panime telgi ülesse ja kui te küsite, et miks me ju magame autos, siis sellepärast, et meil tuleb külalisi, sest meie ei ole puhkusel niisama, vaid meil käivad külalised, kui eile oli minu vanemad, siis täna tulevad Erki vanemad eksprompt ja nad tegelikult jõuavad alles südaöösel, et siis homme nautida siin seda randa ja kõike. Ja et me panime nüüd Erki üles ära, see on siis meie telk, mida eile kasutas mu venna ja kuna minu vanemad läksid täna ära, siis see jäi meile nagu tühjane seisma. Ja nüüd Erki vanemad kasutavad seda nii, et laename neile seda telki ja me panime selle üles ära, et kui nad tulevad, siis nad ei peaks enam sellega tegelema, sest siis on juba õues pime ka. Nii et sellega me tegelesin vahepeal ja meil on nagu see isegi looduses on meil isegi külaliste tuba olemas, kui meil külalised tulevad, on ju. Aga mega ilus loojang on. Tahate, ma näitan teile või? Mega ilus. Sinus ka armastus tahab hingata. Sammuke korraga me saame kindlamaks, me saame selgemaks. Siit loojangu vaatamisest ma tänaseks lõpetan. Ootame Erki vanemad ära ja chillime siin veel, naudime veel seda vaadet. Varsti lähme ilmselt ära pessa ja teiega näeme juba homme. Tere hommikust, kõik see pere või oleks õigem öelda tere lõunat, sest kell on 11.50 ehk siis suht keskpäev on meil kätte jõudnud. Me hommikul mingi rahulikult virgusime, tänan öö sain ülihästi magada. Mida te teete? Ei olnud nagu nii palav nagu eile öösel oli. Ja ma isegi, kui ma eile öösel kogu aeg ärkasin vaheldumisi mingi iga natukese aja tagant, siis täna öösel ma isegi ei ärganud nii palju ja lõpuks üldsegi magasime mingi 10-ni ja me saime mega kaua magada ka, sest päike ei paistnud auto peale meil. Ja siis me hommikul virgusime, nüüd me panime kõik asjad kokku ära seal ja tulime randa.
et igal pool siin mujal Eestis vist on täiega äike, ma ei tea, Võrus küll vähemalt, see on nagu päikesekaart näitab, et ta nagu liigub igale poole, nii et ühesõnaga, kui peaks juhtuma, et siia jõuab, nagu te näete, praegu ei ole, praegu on väga ilus ilm, siis me saame minna lihtsalt autosse istuda ja minema sõita, et siis me ei pea enam mitte midagi kokku panema. Nii et see on meie missioon. Nii et võtame siin päikest, lähme käime ujumas, naudime veel tänast päeva siin rannas ja arvatavasti õhtu lõpuks jõuame Võrru tagasi. Naala on ka meil muidugi rannas kaasas ja muidu varem, kui me oleme temaga rannas käinud, meil on olnud nagu põhimõtteliselt vihmavari kasutusel päikesevarjuna, et ta saab seal all olla. Aga nüüd ta on siin meie vahel ja siin on ka nagu vari ja ta teeb endale jahedat auku. Naala on muidu tegelikult täiega soojalembeline, sest ta lihtsalt, kui teised koerad otsivad vilu, siis Naala peesitab päikese käes täiega. Aga ilmselgelt ei taha lasta tal päikese käes olla, sest et ülekuumenemine tuleb väga ruttu. Aga nüüd ta leidis endale siin jaheda koha. Nälts leidsid või? Nii et kõik kolm saavad nautida. Tõsi? Nälts käis meiega ujumas ja tal vist hakkas natuke külm selle tuule sees. Ja me oleme nüüd siin leedi sees Mõnnamäe kaisus. Sest et me kõndisime päris kaugele ja kuna Naalel ei ulata käpad maha ja siin on ikkagi see kerge lainetus, siis ta läheb vesi kõrva ja siis ta ei saa nagu vees niimoodi ujuda otseselt palju, et ta on vees. Aga me peame ta kohe nagu sülle võtma, siis me tassisime seda korda mööda, siis ta hakkas natuke külm. Aga oleme siin nüüd ja saame hakata päikest võtma. Olen kollis. Saime tunnikese rannas olla ja tulime nüüd ära, sest et kõik läks nii pilve, päikest ei olnud enam ja mega tumedad pilved tulid ja hästi tuuliseks läksime, hakkasime vaikselt oma asju ära pakkima sealt. Aga ma ei tea, nüüd vahelduva eduga on uuesti päike, aga nagu taga on need pilved päris suured ja vahepeal kostub ikka seda mürinat ka. Aga me saime tegelikult mega ilusa hommiku täna, me saime rannas olla, me saime ujumas käia. Nii et kui nagu nüüd tulebki see äike, siis enam ei ole vahet. Ja vaadake, ma võtsin oma kella käe pealt ära, sest mul on aku tühi ja mul on siin korralik kellarant tekkinud. Nagu huvitav asi, mida igapäevast ei märka, aga võtad kella ära, siis mingi okei. Aga me nüüd veel vaatame, mis me siin teeme. Ilmselt kuskilt läheme, võtame mingi hetk süüa. Vaatame äkki leiame mõne ilusa paiga veel, kui siin kohe sadama ei hakka ja siis arvatavasti juba kodu poole ka teele. Erki läks oma Emsi ja papsiga siia Treimani surnuaeda, aga ma ei tahtnud Naalat üksinda jätta autos, sest praegu ta uuesti aega müristab ja lööb välku. Et ma igaks juhuks ei jätnud teda, ta niigi ilmselt veits kardab ja Erki paps ostis jätsi meile, nii et see on siin autos aetist ja olen Naalale siltsiks. Aga nagu see äike on nii imelik, see ei ole nagu siin, ta on kuskil kaugemal, aga nagu vahepeal lööb nagu elu kõva paugu. Veits creepy, aga mul on olnud äiksega alati need lood, et näiteks linnas korteris ma ei karda, nagu ma tunnen ennast turvaliselt, autosõidu ajal ma ka nagu üldse ei karda, aga kui ma seisan autoga võib-olla kuskil, ma ei tea, ongi näiteks puu all metsas, siis ma nagu veits kardan. Ja samamoodi nagu maal olles ma väiksest peale kardan. Ja ma ei tea nagu, kust see tuleb, et nagu korteris ma tunnen ennast turvaliselt ja nagu üldiselt autos ka. Aga maal ma ei tunne. Ma ei tea, kuidas teil on. Kas te olete suured äikesekartjad või nope. Oleks lihtsalt huvitav teada. Ja tuligi ära, hakkaski sadama päris kõvasti. Peaks ütlema, et oli hea mõte vist autosse jääda, arvestades seda.
kuidas silm meeldib? see veits on. Ma ootasin teid nii kaua. No me seisime seal selle all. Ja nüüd läks veits viipi järgi. Me teeme siin kell 2 päeval Circle K's ühe breakfasti, sest me ei ole hommikust söönud normaalselt. Ja ma võtsin reaalselt lasteheine, sest et mul nagu vapsee ei olnud mõtet midagi muud võtta, aga nagu see on täielik räpp. Nagu see purks on siuke, on ju, ja vaadake friika, see on lihtsalt visati seda karpi. Tada, that's it. Aga ei noh, ei tasu nuriseda. Söök on laual. Ja see ongi põhiline, ma ei tea. Ja see tädi küsis, et mis kastet ma tahan friikatele. Ketchup või majonees. Ma ütlesin ketchup. Ja siis teeme majoneesi. Tore. Üli palju rahvast tuli sisse ja ühesõnaga neil läks kõik seal lihtsalt ülilappe, aga noh, midagi ikka saame süüa. Paneb sinna räkki ja siis ma pean nagu teadma, et see on mul nüüd siis. Ju siis jah. Kuradi, ma ei tea, närvi ajast kõik. Rahu nüüd. Liluga see uksega, rahvas käis edasi tagasi ja mille jaoks, noh. Meil on tegelikult väga rahumeelne puhkus, ausõna. Ei ole. Kondens on. No nii, me käisime Allikukivi koobastes ja nüüd me tegelikult oleme otsaga üldse Tõrvas. Jäin auto peal magama lihtsalt ja mul pea valutab ja ma olen puhkamisest vist väsinud. Võin ametlikult öelda, aga me oleme praegu siin mäe otsas, vaatame siin mingeid müürikesi ja asju. Ja vaikselt ärkan üles, aga korraks oli küll nagu siuke, et appi, kuhu ma sattunud olen. Nii segaduses on olla ja lihtsalt silm vajub täiega kinni. Sammuke korraga me saame kindlamaks, me saame selgemaks. Sammuke korraga me saame kindlamaks, me saame selgemaks. Sammuke korraga me saame kindlamaks, me saame selgemaks. Minu sees sinus ka armastus saab hingata. Ma vist enne peale ärkamist unise peaga ütlesin, et me oleme Tõrva koobastes. Nagu jah, see Tõrva vallas, aga need on siiski Helme koopad, okei. Ja kui kõik oleks mulle öelnud, et ma ärkan ülesse unest, millest ma ei saanud oma isu täis magatud ja lähen siis mingi pooletunnisele mingile üles-alla mägimatkale, siis ma oleks öelnud ei lähe, aga seda me just tegime ja me oleme mega läbi. Väga kuum hakkas. Aga natuke sai üles äratud, aga nagu pea nii valutab lihtsalt. Ja nüüd ongi nagu see hetk kätte jõudnud, kui sa tunned, et sa oled puhkusest väsinud. Ja nagu unistus on peas see, lähed koju, puhas voodipesu, pesed ennast puhtaks, saad kõik asjad lahti pakitud ja kõik korda teha. Ja siis sa saad nautida oma puhtas voodis seda. See on unistus. Aga me natukene veel tripime ringi koos Erki vanematega, aga vaikselt nii-öelda kodu poole liikudes. Et ma isegi ei tea veel, kuhu need tunnid meid viivad. Me oleme jõudnud koju lõpuks ometi. Teate, kui hea tunne see on. Kell on mingi 7 kolmapäeva õhtul vist. Ja me tegelikult jõudsime tunnikad tagasi. Me pakkisime kõik oma asjad lahti. Tegime korterit natuke korda, sest et me reaalselt ei ole 1,5 nädalat siin olnud ja annab tunda, et siuke, saaks öelda, et seisnud lõhn, aga no näiteks voodipesu tahtis vahetamist ja põrandad tegime puhtaks, et ühesõnaga, et meil oleks jälle mõnus siin olla. Ja nüüd ma käisin pesus ära ja nii hea oli see rannaliiv igalt poolt ära pesta, sest et nagu ikkagi seda satub igale poole. Ja nüüd on nii hea puhas olla. Ja nüüd võiks küll nagu magada. Ja me tagasi teel enam kuskil ei käinudki, sellepärast et peale Helme koopaid
me sõitsime kuskile Premium-Reis ja tanklasse ja siis juba otsustasime, et sõidame äkki koju ära. Meil oli korraks mõte minna ujuma, aga me olime Erkiga nii rampväsinud, et nagu ainuke mõte oli lihtsalt kodu sellel hetkel ja ma jäin sealt tagasi teel veel magama. Ehk siis ma magasin mingi 2 korda ja mu pea ikka natuke valutab, aga arvatavasti on see lihtsalt sellest, ongi võib-olla mingi magamatus või päike või miski on teinud oma töö, aga nüüd ma juba kodus tunnen ennast nii palju paremini. Nii et meil oli väga-väga tore sihuke paaripäevane merereisikene, et saime mere ääres olla ja kämpida ja tõesti meil oli mega-mega tore ja täpselt sihuke, mida ma siia vajasin. Kui te kuulete mingit taustamüra, siis Erki on duši all. Aga ma loodan, et sul oli tore seda puhkuse vlogi minuga vaadata. Ja oleks tore teada, kas keegi teist on käinud krapi telkimisalal, mis kogemused teil seal on. Meie jäime mega rahule, inimesed olid seal tõesti praegu nagu rahulikud, et võib-olla aitab ka see kaasa, et nädalasisene aeg, siis on neid pidutsejaid vähem, mitte et mul midagi nende vastu oleks, aga kuna meie eesmärk oli ka ise sinna minna ja nagu rahulikult olla, siis pigem nagu lihtsalt see, et kui sa ise oled rahulik ja ei pidutse sellel hetkel seal, siis sa ootad, et ka teised seda ei teeks, on ju. Aga muidugi seal on nagu selles mõttes keegi ei pane sulle kätte, et lihtsalt ma räägin, et meil praegu nagu hästi vedas sellega, et me olime ise rahulikud ja kõik teised olid ka. Ja et hästi nagu tore seltskond oli kõik meie ümber. Ilmaga täiega vedas. See eilne natukene neid vihmapiiskasid, see ei olnud mitte midagi, et me saime ikkagi nii ilusa ilma, me saime päevitada, me saime ujuda. Temperatuur oli kogu aeg nii soe. Nii et meil oli väga-väga mõnus. Vot, aga ma siinkohal võtangi selle video kokku. Ma lähen nüüd poodi, täiendan natuke meie külmkappivarusid, et meil oleks siin näiteks homme hommikul midagi süüa. Ja lähen ilmselt ostan sushist meile salatit õhtusöögiks, sest et mul on nendest tankla hotdogidest ja burgeritest täiega kopp ees ja ma lihtsalt ei taha mingit saiatoodet enam, nii et ma lähen võtan meile sushist paar salatit ja siis saame oma õhtut siin juba mõnusalt, koduselt nautida. Nii et aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid. Räägi kaasa, kuidas sulle meeldis, mis kogemused sul endal on kuskil telkimisega, kes on käinud krapil, rääkige oma kogemustest. Nii tore oleks kuulda üleüldse, mis teie selle suveplaanid on. Kui teil on puhkus, mida te teete, kuhu te lähete, oleks väga-väga äge kuulata. Nii et anna mulle teada ja nagu ikka, siis näeme juba järgmises videos. Tšau ka! Sinus ka armastus.